Missioonidel võib käia rahu tagamas ja usku levitamas, aga seal võib käia ka songasid opereerimas. Meie film räägib songamissioonist Mongooliasse 2012. aasta suvel. Selles osalesid Inglise ja Hollandi kirurgide kõrval ka 2 Eesti meedikut, missioonijuht doktor Jüri Teras ja anestesioloog Kristjan Kalling. Missiooni eesmärk oli õpetada Mongoolia kirurgidele uudseid võtteid songa kirurgilises ravis, eelkõige niinimetatud võrguplastikat. Mongoolias veedetud 2 nädala jooksul teostasid kirurgid mitukümmend operatsiooni. Kubemesong on kõhukoopailundi või selle osa väljasopistumine läbi kubemekanali nahaalustesse kudedesse. Väljasopistumine toimub läbi nõrkade kohtade kõhuseinalihaste ja kubemesideme vahel. Kubemesong võib olla kaasasündinud või tekkida hiljem kudede nõrkuse tõttu. Jüri Terase ja Kristjan Kallingu esimene patsient Ulaanbaatari teises haiglas on Mongoolia suurima budistliku kloostri Gandhani kloostri laama, üks Mongoolia tuntumaid budistlikke õpetlasi, Sagadar Surengin Sonimbayar. Laama Sonimbayarit vaevab parempoolne kubemesong, mida kohalikud kirurgid on juba üritanud opereerida. Siiski on song uuesti tekkinud. Kuigi laama teab, et parim aeg lõikuseks on nüüd ja praegu, peab ta siiski järgmise päevani ootama. Он говорит, что сегодня хороший день. Сегодня хороший день. Он хочет, чтобы оперировали сегодня. Это же нельзя. Не получается, не надо. Mina ei oota järgmise päevani. Lähen hoopis šamaaniga kohtuma. Šamanismil on Mongoolias pikad traditsioonid. Šamaanide abi enda ravimisel kasutavad väga paljud inimesed. Šamaan Ochiro on lahkelt nõus mulle oma kunsti näitama. Он говорит, что вы бывали во многих местах. Он говорит, что вы будете еще во многих местах. Tunniajase riituse käigus saan teada, et olen käinud paljudes kohtades ja lähen oma elus veel paljudesse kohtadesse. Minu esivanemate hulgas on olnud mitmeid vägevaid naisi. Eestlased joovad liiga palju ja nad olevat kaotanud sideme oma esivanemate hingedega. Šamaan Ochiro ise joob riituse jooksul ära pool pudelit Džingiskani viina, aga temal aitab see esivanemate hingedega sidet pidada.
손으로 두어야 Ulaanbaatari teise haigla operatsioonisaalis käivad ettevalmistused Laamasonin Baiari kubemesonga lõikuseks. Lõikusel kasutatakse lokaalanesteesiat. Tuimestatakse närvid seljaaju vahetus läheduses. Selleks peab süstlanõela viima lülikaarte vahelt läbi. Kohalikul anestesioloogil ei taha see täna õnnestuda. Doktor Kalling võtab protseduuri üle. And how much should I give from this mixture? All? All of it. Haav on avatud ja doktor Teras vabastab niinimetatud songakotti. Väljasopistuse fikseerimiseks kasutavad kirurgid steriliseeritud moskiitovõrku. See on sama hea kui spetsiaalne meditsiiniline võrk, kuid kordades odavam. Võrk fikseeritakse õmblustega. Ühe võrgu kinnitamiseks tehakse vähemalt 15 pistet. Kui vanaaegne plastika oli, et tõmmati lihtsalt koed niidiga kokku, aga sinna jääb üks pinge kudedesse, siis võrguga kudede oma mehaanikat ei muudeta, pannakse lihtsalt võrk songale ette peale katteks ja ta hoiab siis songa taastekke ära. On näidatud, et võrguplastikaga retsidiivide või uute songade tekke on alla 1%, kui oma plastikaga on seal erinevatel seeriates 8 kuni 15%. See on ikkagi väga suur retsidiivide arv. No nüüd tuli meil järgmine haige. Vaatame, mis temaga saab teha. Järgmise haigega ei ole meie arstidel hetkel suurt midagi teha. Praegu antud patsiendil on see probleem, et ta on sügavalt südamepuudulik hingamisraskustega tursetes. Et mina lihtsalt võõras riigis ei saa sellist riski nagu enda peale võtta, et kui kohalikud anestesioloogid seda teevad, siis mitte. Et siis patsiendid siin on selle võrra valitud, et meil mitte midagi juhtuks. Et sellises seisus praegu, kui ta ei saa rahulikult pikali olla, vaid hakkab hingerdama, siis on liiga riskantne ettevõtmine, vähemalt mingile välistiimile. Sellega me lõpetasime oma töömehe karjääri Ulaanbaatari teises haiglas ja ees ootab meid ränkraske teekond Põhja-Mongooliasse Erdeneti linna,
kus me päästame veel rohkelt elusid. Enne Erdenetti põikame aga sisse traditsioonilisele festivalile, Naadamile. Naadamid, ratsutamis- ja maadlusfestivalid on algamas üle Mongoolia. Võitnud maadleja teeb publiku ees kohustuslikku kotkajooksu. Erdeneti linn Põhja-Mongoolias. Missioonikirurgi ootavad siin kaasasündinud kubemesonga lõikust vajavad lapsed. What he is 5 years? 5 years? Is he 5 years? 8. 8 years. A wrestler already? Sellest saad on Lastesonga fikseerimiseks ei kasutata võrku. Koed lähendatakse üksteisele õmblustega. Siin oli üks lapse kuubenemesong, mis on kaasa sündinud, mida kodus mul ei õnnestu teha, küll aga missioonidel hästi palju. Kodus on meil kogu see lastevärk on lastekirurgide käes. Ja siin, nagu ma aru saan siiski, et siin kohalikud kirurgid, need, kes siin ka mulle assisteerisid, teevad seda ka ise, et selles suhtes väga palju nad meid seda tegema vast ei vaja. Aga nii see missioonidel on, et millega pärast lapsi korjatakse hästi palju kirurgidele teha ja eks me siis teeme. Lõikus läks hästi, ent lapse anesteesiast välja toomine ei lähe seekord lihtsalt. Selle asja nimi on kõrispass, mis sel lapsel praegu tekkis. Ja sellega võib tekkida hingamisseiskus. Need on asjad, mida on olemasolevate ravimitega, siin on väga raske ära hoida, sest gaas, mida nad kasutavad, ei ole väga hingamiste sõbralik. Ja ka intravenoosne uinuti ei ole siukene, mis vähendaks hingamiste reflekse, ehk et tegelikult on neil selles, mis ravimite koha pealt on neil suhteliselt kurb, vähemalt meie standardite järgi, et lastega tegeleda. Ja siis sellised tüsistused olekski nagu need, mida ma nagu põhiliselt sellisel puhul kardan. Sai hingama.
Erdeneti külje all asub väike budistlik klooster, mille nimi ja aadress kõlab nii. Orhon pain ondor sum, konching kumsin hiid. Jätan kirurgid oma asja ajama ja lähen pooleks päevaks filmima mungaõpilaste elu. Budism on 5.–6. sajandi paiku enne Kristust Põhja-Indias elanud Buddha Shakyamuni loodud õpetus. Budismi eesmärgiks on Buddha Shakyamuni eeskujul virgunud meeleseisundini jõudmine ja kaasaaitamine kõigi tajuvate olendite kannatuste vähendamisele. Buddha rääkis 4 õilsast tõest. Tõde kannatusest, kannatuse põhjusest, kannatuse lakkamisest ja tõde kannatuse lakkamisele viivast 8-osalisest teest. Mongooliasse jõudis budism Tiibetist ja levis siin laiemalt 16. sajandil. Mongoolia budism kuulub Mahajana koolkonda. Esimene budistlik klooster rajati Mongoolias 1586. aastal. Enne kommunistide võimule tulekut oli riigis üle 700 kloostri ja templi, mis kõik peale ühe 1930. aastatel hävitati. Ma ei tea kõigi nende toimingute tähendust. Kas need noored mehed ja poisidki alati teavad, miks nad üht või teist rituaali läbi viivad? Loodetavasti teavad. Või vähemasti annavad need toimetused noorte mungaõpilaste päevadele rütmi ja sisu. Palveveskid täidetakse pühade tekstide koopiatega. Skotš on igati abiks. Давай, давай. Missioonikirurgidelt oodatakse seekord abi mitte songaoperatsiooniks, vaid eesnaha ümberlõikamiseks. Selle poisi puhul on ümberlõikuse näidustused meditsiinilised, mitte religioossed. Kitsenenud eesnahk võib raskendada urineerimist ja põhjustada põletiku nähte. Egiptusest pärit inglise kirurg Magdi Hanafi tutvustab Mongoolia kolleegidele ümberlõikamise meetodit, mille juures ta kasutab nõndanimetatud Listoni luukääre. That's why I'm doing this like that. And then clip. I'm going to
second. Keep your films now for the bone cutter. Luukäärid pressivad eesnaha servad omavahel nii tugevasti kokku, et tekib väikeste veresoonte sulgumine. Nii veritseb haav lõikuse ajal märksa vähem. Which one stitch now? Thank you. Well, I was pleased that they have seen an operation that is going to be common in their own country. And apparently not a lot of people know about it. And they saw how simple it can be, how easy it is. And following these simple procedures, they can do a lot with the minimum problems. Yeah? Bulgaani aimaagis asuvas Orkhonsummis saan veidi kiigata traditsioonilise mongoli maapere igapäevaellu. Siin peavad karja ja kasvatavad oma lapsi perepea Patsingih oma naise Ossortšamiga. Nad kuuluvad kohalike karjakasvatajate ühistu 4. brigaadi. On õhtuse lüpsi aeg. Et märalt piim kätte saada, lükkab Patsingih varsa mära alla, kus see aplalt sööma hakkab. Ent varsa rõõm on üürike. Kui piim tulema hakkab, tõmmatakse ta eemale ja Ossortšam saab lüpsma hakata. Siiski, väike sõõm veel lohutuseks ka varsale. Sellel lehmal on sündinud kaksikud vasikad, nõudlikud ja näljased. Märapiimast saab kääritamise järel kumõš. Kumõš on alkoholne jook, mida pakutakse alati kõigile külalistele. Keelduda ei saa, kuigi jook on harjumatu ja tuletab ennast meelde ka järgmisel päeval. Ka see juust, mis katusel kuivab, on märapiimast valmistatud. Kirurgide songamissioon Mongoolias hakkab lõppema. Erdeneti haigla koridoris piiravad doktor Terase sisse 3 kohaliku telejaama uudiste toimetajad. Ghana, Takoradi, and we have done a lot of missions in Ghana since then, but we've also gone worldwide in West Africa, in Central Africa, but also South America. Doktor Teras on tähtis mees, aga Džingis Khan oli veel tähtsam. Mongolitele on ta üks rahvusliku identiteedi alussambaid. Tema mälestussammas on muidugi maailma suurim. Džingis Khani hobuse jalgade alla ja kõhtu on peidetud muuseumid, restoranid ja konverentsisaalid. Hobuse kaela sees on lift, millega saab tema pähe sõita ja ümbritsevaid maastikke imetleda. Hobuse hammaste vahelt tohib suure juhi valvsa pilgu all küll välja vahtida, aga filmida ei lubata. Oleme tagasi Ulaanbaataris. Kirurgid lähevad Kandani kloostrisse kohtuma oma esimese patsiendi, laama Shagdar Surengin Sonimbayariga. Laama
on songalõikusest kenasti taastunud ja tunneb ennast hästi. Gandani klooster on ainus enam kui 700 budistlikust kloostrist Mongoolias, mida stalinliku terrori ajal ei hävitatud. Lamasonin Baiari eestkostel pääsevad kirurgid vaatama kloostri muuseumi väljapanekut, kus klaasi taga ka valik Mongoolia traditsioonilises meditsiinis kasutusel olnud kirurgiriistu. Sealt leiavad arstid üles vahendid nii hemoroidide eemaldamiseks kui emakakaela laiendamiseks. Songa missioon Mongoolias on lõppenud. Chandi